Meie töörühma töö tulemusena saab roheoskusi kõige paremini defineerida läbi ressursside jätkusuutliku kasutuse, materjalide nutika loomise ning erinevate kaasaegsete ja innovatiivsete tehnoloogiate kasutamise materjalide ja toodete tootmisel. Meie valdkonnas kindlasti ei saa enam hakkama ilma selleta, et me teaksime, millised on jätkusuutlikud materjalid, kuidas neid hästi ringlusse võtta ning milliseid tehnoloogiaid kasutada. Ja kindlasti on oluline ka see, kuidas käia siis ringi erinevate jääkide ja jäätmetega. Meie töörühma jaoks oli ehk kõige keerukam see, et alguses üldse aru saada, mis on see roheoskus ja sellest kõik siis ühtemoodi aru saada. Õnneks esimese etapi jooksul me saime siis väga palju sisendeid erinevatest rahvusvahelistest dokumentidest, siseriiklikest dokumentidest, nii et lõppkokkuvõttes formuleerusid meil väga kenad roheoskuste definitsioonid kõigis 3 õppekavarühmas. Kuna konsortsiumisse oli kaasatud väga paljude erinevate valdkondade inimesi, siis oli väga hea näha, kuidas tekkis inimeste ja koolide vaheline sünergia. Ja ikkagi lõpuks jõudsime sarnaste roheoskuste definitsioonideni, milleks siis taaskord on materjalide jätkusuutlik kasutamine, tehnoloogiate kasutamine ning kuidas siis vältida erinevaid kahjulikke keskkonnamõjusid. Töö tulemusena sõnastatud roheoskustel on väga oluline roll uute õppekavade loomisel ja olemasolevate õppekavade uuendamisel. Õpilased ja üliõpilased saavad väga hea sisendi nendest sõnastatud roheoskustest ning kindlasti on nad tuleviku tööturul väga konkurentsivõimelised. Ning samuti on defineeritud roheoskustest kasu ka erinevatel valdkonna ettevõtetel, et nad saavad uue pilguga vaadata üle oma ettevõtte tootearenduse, tootmise ja ka selle, kuidas nad oma jääkidega ümber käivad. Konsortsiumi juhina oli kõige inspireerivamaks see, et oli võimalik võrgustuda erinevate teiste õppeasutustega, kes asusid näiteks Võrus või siis Järvamaal või ka Pärnus, aga ka Tallinnas ja Tartus. Samuti külastasime ka erinevaid erialaliitusid. Seega tekkis väga hea selline sünergia erinevate valdkondade vahel ja erineva valdkonna inimeste vahel.